361 inimest on Rootsis reanimatsioonis. Iisraelil on tõesti stabiliseerunud, ainult intensiiv kipub pärmi peal paisuma. Aga surma ei ole, kas tõesti? Elame, näeme, mis õhtu on. Horvaatias. Huvitav, kuidas saab olla 174 juhtumit ja 39 surma. Intensiivis ka üksjagu rahvas. Osa vaada, Slovakkias on 541 reanimatsioonis. 52 lõppes maha. Kõigi juhtumeid on juba nädal aega vähe. Tonni ringi. No Leedul jah. Aga suremus ei tule üldse alla, intensiiv ka mitte. No eks seal oli armutu külm ka. 20 kraadi ka 4-5 päeva. Ja meil oli lühemalt. Kataris on tõusnud ja vaatan, nüüd on 2 maa lõppenud. Aga no ma jõuan nende tabeliteni siis. No Lätil on pühapäevad ja need ka imevähe annagi. Ja no seal oli ka kogu aeg -19, -15. No meil vaata takistab aga natuke kooli tavaline seda. See natukene praegu takistas ja. Soomel 168 keisi räägib ka enda eest. Need ka 80 või tähendab 8 surma, nendest 7 olid vanainimesed ja 1 ei olnud. 47 jah, meesterahvas. Nad Hongkongis lõppes keegi maha. Nii. Nad Liisensis lõppes keegi väljaspool intensiivi maha. Nii. Kus see Katar on? Siin. 2 surma ammu ongi. Tavaline haigla on 44 ja 3 intensiivi. H-tüüp. Jah, haiglaravi on siiski vähenenud natukene, 38 uut juhtumit. Koju saadeti 7 ja 2 viidi mujale taastuma, aga jah, 8 surma. Ja nendest nagu öeldud 7, no 6 on raugad ja 7 on vana. 94 naine, 2 90 naist, no need on memmed jah, need 40 või tähendab 84-aastane mees, 83-aastane mees ja naistest noorim on 80.
no see 72 nüüd väga muldvana ei ole, aga no aga mitte, et 72 mees ja see 47 mees on noor nüüd. No ta on top 5, et temast nooremana on surnud vaid 3 isikut, et kahjuks ei ole teada, kas tal kaasavaid haigusi oli, kommentaariumis ei olnud. Need meesterahvad on need kõik olnud. Naisi ei ole noorena maha lõppenud. No 60-ndates on noorimad olnud. Ei ole isegi 50-ndates. Tüvi viitab ikkagi mingile muule jurale. Ei ole Läti oma veel.